Tere kõigile ja palju õnne, head kolleegid, meie head sõbrad. Täna on Riia konverents ja sünnipäev 1.6, nii et mul on hea võimalus tegelikult teile rääkida kesksetest teenustest. Ja eelnevat ettekannet silmas pidades ma tabasin ennast mõttelt, et see natuke iseloomustab Riia igapäevatööpäeva suhteliselt hästi, et ühtepidi geopoliitikat, tehnoloogiatrende silmas pidades, kuidas pakkuda turvalisi head kasutajakogemust ja sellist usaldust tegelikult riigis. Ja seda me teeme ennekõike läbi kesksete teenuste. Ja minu kõige suurem eesmärk täna on see, et natuke kirjeldada seda mudelit, sest et kohe tuleb lõuna peale ja siis tegelikult te saate juba väga süvitsi minna meie bokside juures ja küsida kõiki küsimusi, mis teil selle ettekandega võib-olla pähe tulevad. Aga kõigepealt ma küsin teilt, tõstke käsi need, kes kasutavad enda asutustes mõnda IT-lahendust, et teateid saata klientidele või kodanikele? On. Ja me teeme seda tegelikult kõike koos ja ma räägingi riikliku postkasti näitel siis sellisest keskse teenuse pakkumisest. Ja meie Riia ülesanne on pakkuda keskseid tehnoloogiaid, platvorme, et tagada riigi kõrge küberturvalisuse tase, aga samal ajal ka tegelikult mugav kasutajakogemus ja luua tegelikult see digiriiki siis üha kõrgemad standardid nende vaates. Aga tulles postkasti juurde, siis tuli üsna palju käsi, et tegelikult kõik kõik vajavad sellist protsessi, et kodanikega või siis klientidega suhelda ja väga paljud tegelikult teevad seda iseseisvalt. Ehk siis on mõelnud endale kanalid, kuidas enda klientidega suhelda, on mõelnud välja tegelikult erinevad vormid ja tegelikult nad hoiavad süsteeme enda juures, haldavad neid samaaegselt, tagavad klientide kontaktide uuendamise ja tegelikult peavad ka kogu aeg kaitsma seda süsteemi. Keskse teenuse point või mõte on tegelikult see, et te saaksite tegeleda enda põhitegevusega. Et ilmselt see teadete saatmine inimestele ei ole teie tegevuse põhiosa ja tegelikult me tahaksime võtta selle ja aidata teil enda põhitegevusega tegeleda. Ja sellest me räägimegi tegelikult kesksed teenused või ka kesksed platvormid, mille põhieesmärk on see, et vahendada tegelikult siis lõppklienti ja siis tegelikult siis seda tellimuse poolt, et tuua nad keskele platvormile kokku ja tegelikult aidata teil igapäevaselt suunata ressursid enda põhitegevuse peale. Aga miks siis keskseid teenuseid vaja on, et meil on siin päeva jooksul korduvalt juttu tulnud sellest, et kesksed teenused, kesksed platvormid on ka olnud selline termin nagu jagatud teenused. Ma ütlen kohe, et see tegelikult ei ole selline Eesti ainuomane väljamõeldud mudel, kogu maailm kasutab seda. Üha rohkem maailm liigub selles suunas, et hästi spetsialiseerutakse enda kitsale skoobile ja tehakse seda paremini, kui teised teevad, ehk siis et edukad olla. Ja tegelikult see sama mudel on ka meie kesksete teenuste alusvundament on see, et võimaldada tegelikult teistel riigiasutustel tegeleda enda põhitegevusega, suunata enda fookus tegelikult siis selle põhitegevuse peale ja sellel samal hetkel ka vabastada ressurssi ja tõsta enda siis asutuste kompetentsi, et seda võimalikult heal viisil pakkuda. Selle põhilised 3 väljundit on ennekõike ongi ressursside kokkuhoid, mis siis tegelikult tähendab seda, et ei pea tegelema selle teenuse osa või siis selle platvormi arenduse, haldamisega, kaitsmisega. Teistpidi on tegelikult kvaliteedi ühtlustamine, ehk siis siin on see standardi kehtestamine või siis ühtse sellise kasutuskogemuse juurutamine.
et seal tegelikult taga antakse juba asutustele kätte siis sellised vormid, viisid ja nõustamine, et kuidas tegelikult seda platvormi pakkuda. Ja siis tekib küsimus, et aga mis asi on keskne ja mis asi ei ole. Ja ma ütlen kohe ära, RIA ei mõtle neid asju üksinda välja. Tegelikult, kui ma arvan, meil on iga aasta küll ja veel selliseid arutlusi, et mida võiks keskselt pakkuda, mida võiks arendada keskselt ja ma arvan, et nüüd see läheb ka järjest, tuleb üha rohkem päevakorda. Aga mida me ennekõike arvestame, kui me räägime sellisest kesksest pakkumisest või kesksest platvormist? Toome riikliku postkasti näite, siis kõigepealt oli selge see, et väga paljud asutused vajavad sellist funktsionaalsust või sellist kohta, et kodanikke siis teavitada. Kas saata trahviteateid, kas kutsuda mõnele uuringule, kas väljastada mingisugune teade, mis on nende asutuste spetsiifiline ja selge on see, et seda oleks vaja tegelikult kõikidel. Seejärel me nägime, et tegelikult dubleerimine toimub ja tegelikult kõik teevad seda ja kõik teevad seda oma parima äranägemise järgi, et seda võiks tegelikult keskselt teha. Teine asi on kohe, mille peale me mõtleme, on see, et taaskasutame. Et meie Eesti digiriigi kõige suurem väärtus on selles, et me suudame kopeerida ja neid tegelikult Eesti ökosüsteemis tööle panna. Ehk siis riikliku postkasti näitel oli tegelikult see postkasti teenus riigiportaali kõhus juba olemas. Seega võiks võtta selle teenuse aluseks või selle ja tõstata siis riigiportaali seest välja ja hakata seda keskselt pakkuma. Kolmas asi on see, et kuidas või millega see keskne platvorm tegelikult suhtlema peaks. Sisuliselt on see, et millist teadmist see keskne platvorm vajab, et võimalikult vähe jätta tegelikult siis meie kliendile ehk siis riigiasutusele, et ta tegelikult saaks tegeleda ainult selle sisuloomega, mitte selle haldamisega. Riikliku postkasti näitel on meil vaja number 1 kõikide riigi kodanike toimivaid e-maile näiteks. Ja see on üks koht, millega peaks tegelikult koosvõime olema, ehk siis rahvastikuregister. Ja ma võin öelda seda, et tänu sellele, et riiklik postkast oma samme astub, on meil oluliselt paranenud rahvastikuregistris siis inimeste e-maili aadresside andmekvaliteet. Ehk siis see on sihuke kahepoolne suhe, et ühtepidi meie baasregistrite andmekvaliteet kasvab tänu sellele, aga teistpidi meil on neid otseselt vaja ka, et inimesi teavitada. Ja kolmas on loomulikult, mis on väga oluline, on maht, ehk siis tegelikult kui palju meil on vaja neid teavitusi välja saata ja kas tegelikult on sellel potentsiaali siis, et sinna investeeringuid teha. Ja kokkuvõttes siis peaks tekkima kokkuhoid ja teistpidi riigi vaates ja teistpidi peaks tegelikult tekkima ka kvaliteedi tõus, ehk siis tekivad sellised standardid, tekivad sellised sisse toiminud mudelid, ehk siis kõik asutused, kes tulevad, siis tegelikult nad saavad juba selle baasil enda äriprotsessidesse integreerida. Kuidas toimub postkasti arendus? Loomulikult on see, et me teeme seda tegelikult kõik koos. Siin ei ole seda, et RIA postkasti tiim mõtleb tagatoas välja, et äkki seda funktsionaalsust on vaja. Vastupidi, tegelikult kõik need suuremad arendused ja tegelikult need võimekused, mis postkastile on loodud, on koostöös tegelikult kõikide teiega. Ehk siis me võtame lõppkasutajad ja asutused ja tegelikult selle vaates me tegelikult loome täiendavaid võimalusi ja funktsionaalsusi, mida me siis ka tegelikult sprintide jooksul ellu viime. Ja teistpidi on see, et me teame, et on teatud ajahetkedel see, kus on tegelikult väga suured mahutõusud ja seda me tegelikult suudame ka juba suhteliselt hästi ette ennustada. Et me teame, et näiteks enne valimisi on vaja kõikidele valimisõigust omavatele inimestele saata valijakaardid.
Et me teame, et sellel hetkel juba toimub tegelikult väga suur koormus ja me saame tegelikult tänapäeva tehnoloogiaid juba ära kasutada, et selle koormusega kaasas käia. Ja funktsioonide lisamine, nagu ma enne mainisin, siis tegelikult see tuleb ennekõike koostöös teiega. Kõigepealt oli riiklik postkast osa portaalist sellel hetkel. Me saime aru, et see võiks olla keskne teenus. Hakkame selle keskselt pakkuma, et pikas vaates tegelikult riigi kulusid kokku hoida ja tegelikult pakkuda lõppkasutajatele ühtlast kasutajaskogemust. Seejärel tõstsime ta sisuliselt riigiportaali kõhust välja, hakkasime seda täiesti eraldi teenusena platvormina arendama. Seejärel saime aru, et tegelikult kõik kliendid, kes mingisuguseid teavitusi välja saadavad, tahavad, et neil oleks oma selline ülikond heas mõttes, kus kaudu tegelikult neil on omal sisse joonistatud protsessid, sõnumid ja nii edasi. Seejärel me lõime tegelikult sellise haldusliidese, mis on mõeldud siis klientidele, mille kaudu saab teavitusi välja saata. Ja viimase sammuna, kus me praegu oleme, on see, et me saame aru, et tegelikult me peame rohkem personaliseerima, ehk siis igal kliendil on oma ärivajadused, heas mõttes avalikus sektoris ja tegelikult need ärinõuded tulevad meil seadustest, määrustest. Riiklik postkast on selleks ülihea näide, kus meil on circa 80 erinevat haruseadust, määrust, mis reguleerivad, kuidas erinevad asutused peaksid mingisuguseid teavitusi kodanikele välja saatma. See tähendab seda, et me peame suutma personaliseerida, et pakkuda kõike neid nõudeid. Ja kutsun üles, mis siis tegelikult asutust ees ootab. Sisuliselt 3 suuremat sammu. Kõigepealt loomulikult on see, et me üritame aru saada, milline on teie toimiv äriprotsess, millised tehnoloogilised lahendused seal taga on, ehk siis kaardistada ära tegelikult teie süsteem ja teie vajadused. Seejärel mõelda välja, kuidas on kõige turvalisem ja kõige otstarbekam viis siis tegelikult riikliku postkasti integreerimine ja viimane samm on siis tegelikult anda teile kätte siis teie kasutusliides, mille kaudu te saate sõnumeid välja saata. Ja mis väärtus see võiks anda, siis tegelikult avaliku sektori erinevatel asutustel on see, et sõna otseses mõttes saate tegeleda enda põhiäriga, ehk siis need lisafunktsioonid, et oma eesmärki või oma ülesannet täita, võtame neid vähemaks, ehk siis vähem haldust, täielik nähtavus, mis tähendab seda, et tegelikult kõik see statistika ja kogu see tagasiside, see tuleb teile kohe otse kätte. Ja lõppkokkuvõtteks siis tegelikult ka vähem kaebusi, sellepärast et me oleme harjunud mingisugusel kujul riiklikuid sõnumeid või mingisugust infot saama ja see tegelikult annab ka selle lõppkokkuvõttes kliendi toele vähem koormust. Ja toon ka välja mõned müüdid, mida ma tahaksin ümber lükata, on see, et need kesksed teenused või see keskne platvorm ei sobi meie eripäradele. Heas mõttes võime öelda ka seda, et me arvame, et me oleme kõik nii erilised, mis on mõnes mõttes õige, aga teistpidi vaatame jällegi riigiülest pilti, et me ei võta kellegi identiteeti ära. Me lihtsalt pakume platvormi, me pakume kanalit, et te saaksite mingisugust tugiprotsessi selle kaudu teha ja ise tegelikult fokusseerida siis tegelikult oma see põhiteenuse pakkumisele. Teine müüt on see, et kui me selle keskselt ära anname või me anname selle keskse teenuse kasutusele võtame, siis me kaotame tegelikult kontrolli enda andmete üle ja me seda teha ei saa. Vastupidi, tegelikult teil tekib rohkem läbipaistvust. Me kesksete teenuste disainis juba tegelikult arvestame seda, et me annaksime võimalikult palju tagasisidet ka lõppkasutajale või kliendile, et kõik see, mis nad on teinud, need oleks tegelikult logitav, statistika tegelikult jookseks sisse ja võib-olla vastupidi, te saate hoopis rohkem nähtavust tegelikult selle tugiteenuse vaates. Kolmas müüt on see, et see võtab palju aega, et aeglaselt, et ise jõuab palju kiiremini teha. Õige, ma kasutan
võib-olla sellist mõtet, et jah, üksi me jõuame küll kiiremini, aga koos me jõuame kaugemale. Ehk siis, mis ma silmas pean, on see, et võib-olla esimese sellise sammu suudate kiiremini ära teha, aga kui te vaatate pika jooksu, siis tegelikult kogu selle turvamine, siis tegelikult kanalite liidestamine, haldamine ja nii edasi, et see pikas perspektiivis võib-olla võtab teil teises etapis oluliselt tempot maha ja tegelikult koos me jooksime kiiremini edasi. Ja 4. on see, et RIA ei kuula meid, siis et mida meie tahame, siis vastupidi, tegelikult me nagu üha rohkem liigume selles suunas, et meie ise üksinda ei otsusta, mis saama hakkab. Tegelikult on see, et nagu ma ütlesin, siis me kõik koos disainime seda teenust, kõik uued võimekused, mis kesksetele teenustele tulevad, siis need on koostöös tegelikult kõikide klientidega, ehk siis vahel võib juhtuda seda, et te arvate, et teil ei ole midagi vaja, aga kui teil see käes on, siis te saate aru, et see annab teile ka väga palju juurde. Aga ennekõike meie fookus kesksetel teenustel on kasutajakogemus, ehk siis mis väärtust me pakume siis tegelikult inimestele ja ma arvan, et ma võtsin teadlikult postkasti näite kirjeldamaks kesksete teenuste pakkumist, on see, et inimeste vaates, eriti praeguses olukorras, on see, et tegelikult usaldus baseerub sellele, et inimene teab, et mingisuguseid visuaale, mingisuguseid sõnumeid, asju saab usaldada ja tegelikult see riiklik ametlik postkast, mis on teil äpis või kuskil portaalis, on tegelikult see ka viis, kuidas sellist küberhügieeni taset tõsta, et kui tuleb mingisugune transpordiameti kiri näiteks sisse, ma tean, et ma lähen vaatan seda sama asja näiteks Eesti äpist või siis kuskilt portaalist ja siis ma veendun, et see kiri, mis mulle tuli, see on päriselt ka õige, mitte see ei ole näiteks päti poolt saadetud. Ehk siis tegelikult see, et see usaldusväärsete kanalite loomine meie kodanike vaates on äärmiselt oluline, eriti selliste pettuste ajastul. Ja teistpidi loomulikult ka see, et see kasutajakogemus, ehk siis ma olen harjunud kuidagi ühtses vormis, ühtse nagu loogikaga neid riiklikke sõnumeid saama, siis tegelikult ka see on see koht, kus see kasutaja mugavuse või kasutajakogemuse selline standard kehtestatakse ja ma arvan, et ka üheskoos me tõstame seda. Ja kokkuvõtvalt, mis ma tahan öelda, on see, et kui te planeerite enda tegevusi ja mingisuguseid investeeringuid, siis võtke alati see mõte, et äkki keegi on juba riigis selle ära teinud. Äkki keegi mul just seda tükki lahendab igapäevaselt ja ma võtan selle sisse, ma tean, et seal taga on tegelikult professionaalne tiim ja ma võin seda usaldada. Ehk siis, et ei ole mõtet jalgratast leiutada. Postkasti näide on elav näide, kuidas tegelikult selliseid keskseid platvorme me disainime, pakume ja millised need filosoofiad seal taga on. Ja tegelikult, nagu ma ütlesin, siis liitumine vähendab koormust, ehk siis, et võib-olla esimene samm on kiire, te saate selle ära teha, aga arvestage, te peate pärast ise tehtud lahendusega ka pärast haldama seda ja kaitsma, ehk siis mõtelge alati 2 sammu ette, kui te oma otsuseid teete. Ja ma tahaks öelda, et see riiklik postkast on ainult üks näide. Tegelikult meil RIAs on oluliselt rohkem neid keskseid teenuseid, mida me ootame ja mida me oleme arendanud selliselt, et üha rohkem asutusi neid kasutusele võtaks. Ja enne lõunale minekut ma tõesti kutsun teid üles, minge astuge meie boksidesse, kuulake, küsige küsimusi, seal on tegelikult meie tiimid esindamas erinevaid keskseid teenuseid ja ma loodan, et kui te homme tööle lähete, siis te annate või siis te juba mõtlete selliselt, et võib-olla ma ei peaks kõik ise tegema, ma keskendun enda põhiülesandele ja võib-olla ma kasutan erinevaid tugiteenuseid kesksete teenustena, et enda äriväärtust tegelikult siis kasvatada sellega. Aga aitäh minu poolt kuulamast ja astuge kindlasti siis boksidest ligi, et tegelikult me oleme need teie jaoks siia välja toonud, et need, kes ei tea, mida RIA pakub, siis ma loodan, et täna kõik saavad vähemalt ühe teenuse või keskse platvormi teadmise võrra rikkamaks, mida võiks RIA käest küsida. Aitäh!